Ma arvan, et alustuseks võikski teha ühe kiire tutvumisringi. Igaüks kiirelt äkki paari sõnaga endast, kuidas ta üldse Tartu Ülikooli jõudis, mida ta õpib. Et siuke ja mõnus sissejuhatus. Tere, ma siis alustan. Ma olen Kaidi, õppisin siis gümnaasiumi ajal ka Tallinnas, nagu enamus teist ma eeldan, ja tulin Tartu Ülikooli bakalaureusesse õppima siis alguses eripedagoogikat. Kuna ma tulen suhteliselt reaaltaustaga koolist, siis ma mõtlesin, et ma nii palju sotsiaalteaduste valdkonda veel ei ole nõus minema ja võtsin endale informaatika kõrvaleriala, kus on siis erinevad valikud ja 60 EAP eest, mis siis nendele, kes ei tea, mis on EAP, ainepunktid, mis on siis 3 bakalaureuse mahust, tegin siis just aineid Arvutiteaduste Instituudist. Ja kui ma oma magistriõppekava hakkasin valima, siis ma avastasin, et Arvutiteaduste Instituudil on selline õppekava nagu andmeteadus, kus ongi sisseastumise nõudeks on täpselt 60 EAP-d arvutiteadusaineid. Keegi oleks nagu mõelnud selle peale varem. Ja siis astusin andmeteaduse õppekavale, olen hetkel 2. aasta magistrant ja nagu Jaan mainis, siis teen enda praktikat tema laboris. Tere, ma olen Stiina. Ma olin ka gümnaasiumis, olin programmeerimisklassis ja otsustasin, et see on siis minu jaoks õige tee edasi ja läksin siis informaatikat Tartusse õppima, lõpetasin baka ära ja nüüd olen magistris tarkvaratehnikat, õpin 2 aastat, ehk siis lõpp on lähedal. No loome, mitte nii lähedal. Tere, mina olen Kevin, läbini ja lõhki IT-inimene, ehk siis olen progemisega tegelikult tegelenud üle 10 aasta juba ja kohe peale 10 juba küsiti, et miks ma ülikooli lähen, kuigi tegelikult mul oli töökoht olemas. Aga küll me hiljem jõuamas, et sinna, et miks see ikkagi tegelikult hea valik oli. Sest praeguseks olen 3. kursuse informaatika bakalaureuse tudeng ja teen ka startup'e ja praegu teengi näiteks ühte vibe-code'imise startup'i, kus saad mobiiliäppe teha. Aga kuna täna on ikkagi ülikooli üritus, siis ma väga palju sellest ei räägida. Aga ma arvan, Keviniga võiks korraks siis edasi ka minna, et kuna sina parasjagu just oled meil bakas, siis vähemalt sel ajal, kui mina ülikoolis käisin, siis oli ikka siuke nagu külajutt, et Tartu Ülikooli informaatika on maru teoreetiline ja et midagi praktilist teha ei saa ja siuke kuiv ja igav. Mis sa arvad sellest? Oled sa midagi ägedat päriselt teinud ka siis ülikoolis? Ma ei tea, LinkedInist vaatan, et võib-olla on, aga ja olen sammu juttu kuulnud, et räägitakse, et matemaatikat on palju ja matemaatika on raske. Tegelikult on 4 matemaatikaainet ja need on 2 aasta peale laiali jaotatud. Ehk siis iga semester 1 aine. See on selline 6 EAP-d, ehk siis mingisugune... Nüüd on vist juba vähem. No jah, mingi paar tundi nädalas igast ajast. Ja kont ei murra ja tegelikult üks valik, miks ma just valisin ülikooli minna, oligi see, et ma teadsin, et mul on seda vabadust teha baka kõrvalt muid asju. Ehk siis esimene aasta ma töötasin Playtechis, samamoodi siis DevOps arendajana ja samas sain ka muid praktikakohti, sain ka muid projekte teha ja põhimõtteliselt bakalaureuse astmes saad juba tegelikult, ütleme 6% oma õppest, kas siis mingite praktikate, häkatonide, projektidega arvestada. Ehk siis tegelikult sul on võimalik ise valida, kas sa tahad sellist teoreetilisemat või sa tahad praktilisemat ja mina ei kahetse, et ma võtsin selle praktilisema teema. Väga lahe. Kaidi, sina õpid andmeteadust. Ja ma arvan, et see ongi tegelikult ideaalne näite sellest, et kuidas murda seda müüti, et kui sa IT-d õpid, siis sa oled koodikirjutaja. Siis sa oled raudpoolt programmeerija ja IT-s muid valikuid ei ole üldse, mida tööna teha. Räägi natukene sellest, et kas IT sinu jaoks on lihtsalt selline üldisem probleemide lahendamine, võib-olla natuke rohkem sellest, et mida sa siis päriselt teed, mida see andmeteadus endast kujutab. Et just see pilt, et kuidas sa oled saanud kombineerida neid nii-öelda 2 maailma oma vahel? Väga hea küsimus. Andmeteadus selles mõttes on nii lai valdkond, et isegi mina, kes ma olen seda 2 aastat õppinud, ei oskaks teile väga hästi kõiki neid osasid ära kirjeldada. See on alates andmete sellest pipeline'i loomisest ehk andmetehnika ja kõik sinna juurde kuuluv, andmete genereerimine, andmete töötlemine, andmete hoiustamine. Sinna juurde siis see teine pool ehk andmete analüüsimine, andmete visualiseerimine, andmetest mingi huvitava fakti, huvitava mingi tulemuse, järelduse välja võlumine, et andmete,
nagu te kõik teate, siis andmeid tekib tohutus koguses tänapäeval, tohututes erinevates valdkondades, sul on põhimõtteliselt võimalik uurida kõike ja mitte midagi. Et noh, mina ise siis oma bakalaureuse pärast olen just huvitatud haridusest ja andmetest, mis seal tekivad. See D-hüppe programm on olnud nagu perfektne võimalus minu jaoks. Ma loodan, et kui keegi teist kunagi andmeteadusse tuleb, siis teil tekib täpselt sama hea ja personaliseeritud võimalus teie jaoks. Et meil on nii palju erinevaid töörühmasid, nii nagu varem mainiti bioinformaatikat, ma tean väga mitut kursakaaslast, kes just seal teevad tööd ja jälle üks rühm, aga seal on nii palju erinevaid valikuid. Sa saad uurida haiguseid, vaktsiine, sa saad uurida, mis seal parasjagu teemas on, mis on aktuaalne, mis sind ennast huvitab, sa saad enda sinna selle šnitti juurde panna, saad teemasid küsida, saad teemasid pakkuda. Et selles mõttes väga lai valdkond. Ja küsimus Tiinale ka, et sina läksid siis pärast bakad kohe magistrisse tarkvaratehnika erialale. Just. Millest selline otsus, mitte et siin, et miks magistrisse läksid, et alati on see väga hea mõte ja variant, aga mis sinu jaoks oluline oli, et miks sa valisid minna magistrisse ja mida magistriõppe tarkvaratehnikas sulle on juurde andnud, mida sa võib-olla bakas ei saanud? Ma arvan, et üks kindel põhjus oli see, et ma tahtsin lihtsalt kohe kõik kooliga ühele poole saada. Et ma ei tahtnud seda olukorda, et kus ma pean 10 aasta pärast tagasi tulema ja siis, et kogu elu pausi peale jätma ja kooli minema, mis on ka tegelikult väga lahe valik ja tegelikult tulevikus võib-olla isegi kasuta mõne teise asja õppimiseks veel uuesti. Aga see sobis minule väga hästi, sellepärast et bakas me saame küll hästi laia põhja, aga ma tundsin, et ma tahaks natukene živitsi minna rohkem just sinna tarkvaraarendusse ja see ongi nüüd mulle andnud palju rohkem just seda arhitektuurilist näiteks lähenemist ja väga lahe, mulle väga meeldinud see ka, et seal on business process management näiteks ja tootejuhi sellist osi on ka veel juures, et see ei ole ainult, et okei, nüüd ma lähen koodikirjutajaks ja arhitektiks sinna, aga et sa saad ka seda nagu tootejuhi just seda osa ka sinna natuke rohkem juurde, ehk siis, et nagu businessid ka. Et oled ka saanud teada, et ei ole maailmas ainult arendajad, et on muud rollid ka tarkvara arenduses. Ja. Ma arvan nüüd äkki üks küsimus teile kõigile, et võite siin riburada järjest vastata. Räägiks lihtsalt ülikooli teest endast, et alati ei ole kõik seal just lust ja lillepidu, et teinekord on natukene raskeid aegu ka. Et kui te mõtlete tagasi, et kas teil on olnud mingisugune hetk õpingute jooksul, mis on olnud keeruline, raske ja mis oli see, mis aitas teid sellest üle saada? Et kas Tartu Ülikoolis, ma ei tea, head kursusekaaslased näiteks või väärt õppejõud või siis lihtsalt kirjutasite AI-le, et help? Ma arvan, et see on hea küsimus praegu meile kõigile, sest me hetkel kirjutame kõik oma lõputöid. Aga kui mõelda nüüd natuke tagasi, siis eks iga lainel on võib-olla mõni hetk, kus avastad, et tegelikult on päris huvitav aine, et tore, et ma seda semestri jooksul rohkem nagu ei ole süvitsi läinud, et mõni aine jääb natuke tahaplaanile võib-olla ja siis avastad, et eksam on 3 päeva pärast. Aga selles mõttes, et vahel mõni unetu öö, vahel head kursusekaaslased, väga head materjalid, mis kui tulla teistest instituutidest, ma bakalaureuse jooksul tegin hästi paljudes erinevates instituutides aineid, siis see on tõesti üks väga suur pluss arvutiteaduses, et sul on tohutult head materjalid, mille põhjal õppida. Ja kui ei ole neid head materjale sulle antud, siis sa leiad selle kohta kindlasti materjale, sest need on nii aktuaalsed teemad ja eks IT-inimesed ikka panevad internetti kõik asjad ülesse. Et alati leiab nagu selle võimaluse ja läbi raskuste ju tegelikult õpibki. Et selles mõttes, et sel hetkel on sul raske, aga pärast tagasi vaadates on just hea tunne, et sa said sellest üle, sa tead, et sa said sellega hakkama ja selle võrra on jälle kindlam ja tugevam edasi minna. Võib-olla see kõige raskem, võib-olla see šokk alguses on see omaenda aja planeerimine, et tõesti nagu Kaidi mainis, et eksam on 3 päeva pärast ja nüüd sa avastad, et 80 lehekülge raamatut pead lugema. Aga ma tegelikult olen ise ühe ainega näiteks läbi kukkunud ja et seda tegelikult on täiesti võimalik ka veel ennast tagasi järjele saada, et ei ole midagi, maailm ei ole läbi, kui ühe aine läbi kukud näiteks. Mida ei soovita, proovige mitte, aga ei ole hullu.
aga ma ütleks, et tudengiseltsid on mind väga palju aidanud. Et olen väga aktiivne olnud kõikide nende aastate jooksul ja väga-väga soovitan kõigile, sest et sa saad seal väga hästi arutleda näiteks endast 2 aastat näiteks vanemakursust või vanematel kursustel olevate tudengitega ja nad annavad enamasti päris head nõu. Jah, täiesti nõus. Me kõik 3 oleme matemaatika ja informaatika tudengiseltsis, nii et me võib-olla oleme biased natuke. Aga ma olen nõus, aja planeerimine on kindlasti raske alguses, seepärast et ülikooli tulemise vabadusega kaasneb ka see vastutus. Ehk siis, kui sa tuled, sa pead oma aega, oma tunniplaane planeerima. Kui sa töötad semestri jooksul järjepidevalt, siis okei, sul on eksamite ajal lihtsam, aga kui sa võtad selle vastutuse, et ma lasen, ma ei tea, liugu või mis iganes semestri ajal ja eksamite ajal avastad, et sul on kiiresti vaja selliseks asjast saada, siis see on sinu enda valik. Et põhimõtteliselt peadki iseendaga hakkama saama, aga mõnes mõttes on ikkagi selline turvavõrk all, ehk siis aineid saab ikkagi läbi kukkuda, võib-olla vanemad saavad toetada. Me propageerime seda läbi kukkumist, võtta seal palju. Mina ei ole ühtegi läbi kukkunud, ma ei saa midagi rääkida. Aga jah, selles mõttes alguses on kindlasti šokk võrreldes gümnaasiumiga näiteks. Sa pead mulle pärast õpetama, et kuidas sa aja planeerimise selgeks oled saanud. Sa ütlesid alguses ainult, et raske. Ma siiamaani õpin. AI planeerib mu kalendrit. See on see koht, kus saab AI kasutada targalt ära. Aga jah, ma ise võib-olla lisan ka selle juurde, et ma ise enda õpingute ajast mäletan ka seda, et kohe, kui sul mingis aines tegelikult mure tekkis, siis ma ei mäleta küll ühtegi korda, kus mingisugune õppejõud oleks öelnud, et sorry, mul ei ole su jaoks aega või et ma ei saa praegu sellega tegeleda. Et küll ma seal olin neil, ma ei tea, meilides ja ukse taga ja palusin lisapraktikume, et ma ei saa aru. Et see on hästi hea küll meil Tartu Ülikoolis. Aga räägiks korra vastupidi ka, et tooge igaüks välja midagi ekstra, ma ei tea, lahedat, mis te siin õpingute jooksul olete kas ise ära teinud, kas mingi lahe projekt, mingi megalahe aine, et on teil midagi eredat välja tuua? Ma ei tea, miks nad minu poole vaatavad. Nad tahavad mõtlemisaega, et sa alusta. Okei, kui nad tahavad mõtlemisaega, siis saavad. See on nüüd, ülikooli ainete raames saab enamasti teha mingit projekte lõpuks, mis ongi siis mingi rühmatööga ja ongi näiteks seotud selle õppeainega, mis sa võtad. Näiteks sissejuhatuse erialasse tehakse veebilehti, andmeteadus tehakse mingeid andmeteaduse projekte, aga mina näiteks olen paar projekti, ütleme, kaasliiget näiteks leidnud, kes siis on mu kas startupis töötanud näiteks või mõne sellise lõbusama projekti teinud. Et ma ka konkreetselt nagu niimoodi, kui valgus peale paistab ei tea. Igatahes nagu need leiad ka ülikoolist need inimesed, kes teevad sinuga sarnaseid asju, ehk kes teevadki aktiivsemalt mingeid projekte, teevad teadust ja põhimõtteliselt need ongi lahedad inimesed, kellega rääkida ja ülikooli suurim väärtus minu arust ongi just need inimesed, kes siin on. Kevin, mis on su lemmikaine? Lemmikaine. See on sulle eriti meeldinud. Et seal aines oled ja istud ja mõtled, et nüüd ma olen õigest kohas ja teen õiget asja. Ma arvan, et mu lemmikaine oli see, mida ma ise andsin ka praktikumi juhendajana. Ehk tekib tudengina võimalus see, mis sa saad, et kui sa oled ühes aines, ma ei tea, kas hea, siis saad seda ainet praktikumina anda ja see on programmeerimine 2. Ehk siis see, kus esimest korda võetakse Java kätte, kus tulevad sellised esimesed algoritmid, et siis on minu meelest ongi lahe näha ja eriti ka õpetada seda, et kuidas niimoodi sellise veits abstraktsemal tasemel mõelda programmeerimisülesannetest. Ehk sa peadki endale ette kujutama, kuidas need massiivid näiteks liiguvad, kuidas mingisugused andmed muutuvad. Et ei ole enam sellist, et esimene juhis kirjuta see rida, teine juhis kirjuta see juhis, vaid see on see esimene kord, kui päriselt pead hakkama mõtlema nii-öelda. Ja minu eest see on lahe. Seal oli edetabel ka, ehk siis kõige tublimad said võistelda oma vahel, ehk siis kes saavad kõige parema koodi kirjutatud ja oi, sina läksid öötunni mul. See oli lahe. Mul oli võib-olla kõige lemmikum aine ja projekt oli üks Sandboxi aine. Sandbox on selline olevus, kes teeb koostööd erinevate firmadega ja siis, et saimegi sellise võimaluse, et firmad
ülikooli juurde on nagu, kuid meil on vaja midagi ja kas tudengid tahaksid aidata sellega. Ja et saime siis luua uue lahenduse Autosõit OÜ firmale just nagu seda broneerimissüsteemiselüsteemiga näiteks seoses. Ehk siis, et saime rääkida nende tähtsate ninadega sealt ja ülikooli sees siis nagu natuke sellist praktilist, päriselulist lahendust välja mõelda. Ja see oli ka grupitöö raames ja see oli minu arust üks kõige rohkem õpetavaid aineid, et saime tegid ühe prototüübi valmis, läksid siis testisid seda suvaliste inimeste peal, kuule, meeldib või? Kas see meeldib rohkem? Nupp peaks roheline olema, okei, sobib. Et selline iteratsioonid olid hästi lahedad ja õppisime hästi palju selle kogu protsessi jooksul. Mulle tuli kohe esimese asjana tuli pähe muidugi jaaniaine projekt, kus ma sain haridust uurida üle pika aja jälle, mis oli väga tore, aga sellest on nii palju juba räägitud. Siis kui sa Sandboxi mainisid, siis ma võtsin just see semester Sandboxi ainet. Meie rühmaga siis aitasime just Arvutiteaduste Instituudil seda Courses lehte, mis on siis erinevate kursuste nimekirja leht, võite uurida, saate juba aimu natuke sellest, mis on Arvutiteaduste Instituudil pakkuda, aga vist kõige nii-öelda eredama mälestuse ongi jätnud kõige esimene projekt, mis on siis, kui Kevin rääkis programmeerimist 2, siis on programmeerimine 1 on ka aine. Ja see oligi just sellepärast, et sinnamaani olidki lahendanud nii-öelda ülesandeid, väikesid ülesandeid, kuna sa ei oska veel nii hästi programmeerida, koodid on suhteliselt lihtsal tasemel, siis need on pigem sellised väiksed nagu jupikesed päris programmidest. Aga siis seal aines lõpus meile anti siis täielikult vabad käed, vali ise, mida sa teha tahad, kellega seda teha tahad. Ja me tegime esimese päris programmi. Üllatus, me tegime haridusest, tegime sellise Quizleti laadse või siis öelda flashkaartide laadse rakenduse, kui see päriselt tööle läks. See oli uskumatu tunne, kui nagu esimene projekt, mille sa päriselt käima saad ja see töötab täpselt nii, nagu sa tahad. Võib-olla ei näe päris selline välja, aga see töötab ja siis seda esitada oli ikka päris nagu uhke tunne. Mäletan ka, ma tegin vist tripstrops trulli äkki. Ja see, et sa saad klikkida ühe ruudu peale ja sinna tegi brist. Enam seda teha ei tohi, sest see on AI-ga lihtsasti tehtav. No, tõsi. Aga jaa, Stiina mõttega ka olen väga päri, et ka mul oli, siis oli ta lihtsalt meil tarkvara projektiaine ja see projekt, mis meie tegime oma tiimiga ka päris kliendile, et see rakendus on ka nüüd, ma ei tea, kui palju aastaid hiljem, 7-8 aastat hiljem, rakendus on endiselt Androidis, iOSis olemas, isegi tasuline rakendus meil Eesti juristidele ja advokaatidele, et see on päris asi, siiani toimib ja lahe on öelda, et mina väike 3. aasta baka junsu selle valmis tegin tegelikult. See on ka üks üliäge asi ülikooli juures, et isegi kui sa ei saa teha projekti, mida sa tahaks teha, siis sa saad nii palju erinevaid projekte teha. Just. Kas sunnitult või vabatahtlikult, aga see nagu mitmekülgsus on väga äge. Just. Aga nüüd natuke siuksem üldisem küsimus või mõte, et kui te nüüd mõtlete tagasi näiteks enda gümnaasiumi ajale, et millised te siis olite või näiteks mõelge minu peale. Ma olin inimene, kes ei teadnud IT-st mitte midagi, ei teadnud programmeerimisest mitte midagi, ei teadnud, mida see üldse endast kujutab. Siis mida te ütleksite mulle, et kui ma siin ütlen, äkki peaks IT-sse minema, aga ma ei tea, mis see on, ma ei saa hakkama. Et mis oleks teie mingisugused julgustussõnad või mida te soovitaksite juba praegu gümnasistidele näiteks, et millele mõtlema peaksid või mida nad juba saaksid täna harjutada. Et siuke hästi veik küsimus, aga vaba mikrofon teile. Esiteks disclaimer, et kui sa tuled õppima IT-d, siis sa ei pea teadma IT-d nagu üldse selles mõttes, et sulle tehakse see asi selgeks nii, nagu seda kõige paremini on õppida. Programmeerimine 1 võtab täiesti nullist, õpetab sulle üldse, mis asi on koodiaken, mis asi on konsool ja nii edasi. Et selles mõttes kartma ei pea mitte midagi. Mina ise õppisin ka gümnaasiumis programmeerimist natuke, aga seal me alustasime ka Tartu Ülikooli kursuste põhjal, sest need on nii hästi tehtud kursused. Et selles mõttes, et kui meeldib loogika, meeldivad probleemülesanded, meeldib võib-olla matemaatika koolis, et siis ma arvan, et enamustele teist ka programmeerimine nagu istub. Aga kui on huvi uurida, et siis jälle
vist on Moodle'is on äkki mingid erinevad kursused, mida saab teha, saab ise neid materjale uurida, saab otsida Arvutiteaduste Instituudi materjale ja vaadata neid, et natuke tutvust teha. Aga siis peab arvestama sellega, et materjalide tavaliselt alati räägitakse juurde, et see, kui sa materjalist puhtalt aru ei saa, see ei tähenda, et nüüd on asi raske. Ma ütleks, et alguses on väga palju kindlasti matemaatikat, et olge sellega valmis, aga... Sul oli rohkem, kui neil on. Seda on muudetud vähemalt 2 korda praeguseks. Il veab. Aga see matemaatika on nagu väga hästi üles ehitatud selles mõttes, et on lisakursused nendele, kes ei tunne ennast niivõrd kindlana, ehk saavad alguses natukene rohkem siis meelde tuletada näiteks gümnaasiumi viimase aasta teemasid ja siis samal tasemel kõik koos alustavad. Ja kui sa oled muidugi ka juba edasi arenenud natuke, et siis näiteks programmeerimises just, siis seal on võimalik vist ka lihtsalt mingeid aineid mitte läbi teha ja sul on nagu teed eksami lihtsalt ja sa saad selle aine arvestatud endale, kuna sa juba tead neid teadmisi. Vist. Ma jätsin esimese programmisaine juurde vahele. Aga ja, Kaidi ja Stiina ütlesid õppeainetega seonduvad punktid ära, mis ma tahtsin juba öelda. Aga selline õppeainetest veits väljaspool nõuanne oleks see, et tee mingit asja, mis võib-olla seotud sinu õppekavaga, aga võib-olla ka natuke teistsugune. Ehk näiteks, kuna me olemegi tudengiseltsis, siis ma olen aitanud korraldada häkatone, mingid programmeerimisvõistluseid, niisama rääkinud seal. Aga ka näiteks mingisugused tudengisatelliidid, tudengiraketid praeguseks juba solaraidid. Et nii palju nagu lahedaid enese täiendamisvõimalusi on ja sul on ülikooli ajal tegelikult kõige rohkem aega, mis sul elus veel on. Ehk siis kasuta seda efektiivselt ja tee ägedaid asju. Tartu Ülikooli pluss on ka see, et sul on nii palju erinevaid valdkondasid, et kui sul on vaba ainete moodul, ehk siis ained, mida sa võid võtta ükskõik millist ainet terve ülikooli pealt. Mina võtsin eelmine semester endale käsitööaine, kudusin ja heegeldasin ja tikkisin, väga-väga tore oli. Et neid nagu, kui sul ongi see, et sa on oma õppekava, sa tead, et seda sa tahad võib-olla tulevikus teha, siis sa saad nii palju juurde sinna pikkidega õppekava seest, õppekava väljast, hästi palju valikuvabadust on IT-s, et see on nagu üliäge. Ja ma ise võtsin ühe mooduli majandust, kuna ma startupidega tegelen ja saigi turunduspõhja, rahanduspõhja, organisatsiooni käitumist. Et vali, mis sa tahad. Ja võib-olla see algne šokk läheb üle, kui sa liitud mõne tudengiseltsiga. Sest päriselt ka väga palju aitavad, kuna sul on nii palju sarnaste muredega tudengid seal veel. Me teeme endale ka reklaami. Ja, mina võtsin näiteks korvpalli ja jalgpalli aine. Käisime, mängisime kossu ja jalkat. See oli ka päris tore. Aga ma arvan, et lõpetuseks, et kuna me oleme ikkagi ekstra siia Tallinnasse tulnud, siis kas ma nüüd eksin, keegi oli teist Tallinnast? Meie mõlemad. Mõlemad. Nii, te tulite Tartusse kooli. Olete rahul selle otsusega, et just Tartu? Väga. Kas Tartu võttis teid hästi vastu ja kuidas teile Tartu ise meeldib? Mulle väga meeldib, ma tahaks pikemalt tegelikult Tartus ka veeta ja just tudengitel on see super koht, ma ütleks sellepärast, et sa lihtsalt kõnnid mööda tänavat ja sul tuleb sõber vastu. Oled alati nagu, tšau. Ja see on lihtsalt nii armas linn ja sul ei ole vaja bussipiletit isegi, et ühest otsast teise saada. Ülimugav on. Me käisime... Ei, ma kõndisin. Jah, ma olen ka tohutult rahul. Juba see võimalus iseseisva elu peale minna natuke selle tingimusega, et ta on ikkagi suhteliselt lähedal kodule. Sul on ainult rong sinna vaja sõita, rong, kus saab väga hästi tööd teha. Ma käisin terve esimese aasta veel Tallinnas tööl, oli väga tehtav. Et selles mõttes, et Tartu on ikka tudengilinn, et see on nagu natuke teistmoodi vaibiga. Mul on väga mitu sõpra, kes on lõpetanud baka Tartus ja siis tulnud Tallinnasse. Ja magister on natuke nagu nii veits teise nagu tundega, aga see, et sul on nii palju tudengiorganisatsioone Tartus, korporatsioone Tartus, kogu aeg toimub midagi, tudengipäevad on, sul on kõik nii kontsentreeritud sinna kesklinna, et sul on alati kuhugi minna, sul on alati kellegagi rääkida, sul on alati huvitavaid inimesi, pluss jällegi see Tartu Ülikooli mitmekülgsus, sul on nii palju instituute, neid maju on nii palju, et sa kõnnid mööda Tartut ringi, sul on instituut nagu ees, et see on nagu täiesti teine kogemus võrreldes nagu Tallinnaga. Et ma olen tohutult rahul, et ma tulin Tartusse. Mul oli muuseas plaanis minna Tallinna Ülikooli, aga siis mu klassijuhataja rääkis mind ümber. Ja üürihinnad on ka soodsamad. Jah, tõsi. No mul on väga hea meel igal juhul, et Tartusse oma tee leidsite. Kas on äkki kellelgi siit tekkinud mingi küsimus? Et muidu meil siin
minu küsimused on otsa saanud, nii et kuulaks hea meelega teid. Nii, aga palun. Ma luban, et ma ei ole mingi plant, ma lihtsalt nagu tahan päriselt teada. Et kui te peaksite hästi lihtsalt oma eriala selgitama, näiteks ma ei tea oma vanaemale, kuidas te selgitate talle, mida te õpite? Mu vanem on informaatika lõpetanud. Sul on andmed ja sa uurid neid. Et selles mõttes, et andmeteadust on õnneks suhteliselt lihtne seletada, et seal on nii palju erinevaid asju, et see võtab suhteliselt hästi selle kokku. Näed YouTube'i. Me õpime seda, kuidas YouTube kokku panna ja kuidas see protsess välja näeb, et sinna YouTube'ini jõuda. Ma kirjutan mingis väljamõeldud keeles teksti ja siis investorid annavad raha meile. Ja siis küsimus, et kuidas nii-öelda kursuste kaaslastega on, et kas te hoiate nagu kursustega ikka kokku või kuidas see nii-öelda välja näeb, et päris palju nagu võetakse näiteks magistrisse andmeteadusesse, ma vaatasin sisse, et kuidas te hoiate kõigiga kontakti? Kui rääkida nüüd, kõikidesse vist IT-magistritesse võetakse sama palju, ma arvan, aga selles mõttes, et magister on natuke ka erand, et seal on juba nii mitmeidki inimesi, kes on oma nii-öelda elu peal, oma tööga tulevad ja täiendavad ennast, et sul ei olegi otseselt seda, et sa hoiad kogu kursusega mingit suurt kontakti, aga siis on need, kes tulevad otse bakast, tulevadki magistrisse edasi, näiteks nagu meie, et siis nendega on nagu selle võrraga lihtsam kontakti hoida, et läbi tudengiseltside, läbi ürituste meil korraldatakse vähemalt kord semestris korraldatakse üle kursuse üritus, kus on ka siis varasemad vilistlased, uued esmakad, nii edasi koos, et selles mõttes ja tohutult palju on ka see, et sa tõesti teed projekte nendega inimestega koos, et läbi selle sa leiad need mõned inimesed, kellega sa tahad igapäevaselt suhelda, kellega sa võtad samu aineid, kellega sa lepidki kokku, et teeme esimesel aastal selle aine, teisel aastal selle aine, siis me teame, et me saame projekte koos teha, et istuvad need inimesed. Et selles mõttes, et võimalusi nagu jagub. Üliõpilasesindus, sa oskad sellest täpsemalt rääkida? Ma ütleks, et bakas on hästi palju tudengeid tegelikult korraga ja siis ongi just täpselt enamus inimesi, kes on nagu aktiivsed, ongi just aktiivsed tänu sellele, et nad on läinud tudengiseltsi või kuskilt leidnud mingi kogukonna, et tasub kindlasti see esimene kuu aega natukene aktiivsemalt ringi vaadata, et okei, see kutt on tore, davai, oleme temaga sõber, on ju. Et sa tekitad omale sellise toreda kogukonna sinna ümber ikkagi. Tegelikult seal ikkagi tekivad omad inimesed ja nii edasi, aga minu bakasse sisseastumisest on nüüd, ma ei tea, üle 10 aasta möödas ja tegelikult praegu ma oma väikse investeerimisvaldkonna selle arendustiimi sees töötan koos oma 2 kursajaga, et need tutvused tulevad hiljem kasuks. Ja kontekstiks on vist see, et informaatika bakalaureuse astub selline mitusada inimest, et olenevalt aastat, aga lisaks näiteks MITS, jällegi matemaatika informaatika tudengiselts, teeb ka sellist asja nagu mentorprogramm, et kui sa tõesti tunned, et sa võib-olla ise ei julge minna inimestega tuttuma, suhtlema, aktiivne olema, et siis seal on nagu väga hea võimalus, et 2.–3. aasta tudengid võtavad sellise pisema grupi ja tutvustavad sulle nii tudengielu, erinevad grupid teevad erinevaid asju, natuke erineva fookusega. Sa juba tead ette, kas sa lähed sinna pigem õpikaaslasi otsima või siis nii-öelda seltskonnakaaslasi otsima. Et neid nagu valikuid tutvustatakse teile kindlasti ja ka minu arust algkursuste ainetes nagu veits mõeldakse selle peale, et aidatakse nagu tutvuda selle suure kursusega. See ongi selline natuke sundsõbra programm, aga enamus nendest gruppidest jäävad ka hiljem väga tihedalt omavahel suhtlema. Just, aga kui on veel küsimusi, siis neid küsige meil seal kõrvalruumis, et liigume edasi Supernova ruumi siit uksest välja ja paremale ja ootame kõik teie küsimusi, et nii meie 4 kui ka tegelikult Marianne, Henri ja Toomas ja Jaan samamoodi.